Esiteks palun sissejuhatavalt sõna Kadri Koppelilt linnalaboris. Ja, just, et ja pärast seda siis ka juba kutsutud külaliste ettekanded. Tere kõigile! Kes mind teavad, siis tavaliselt ma räägin veidi kõrgema häälega, aga tundub, et eilne jahe priis õhtul pärast inspireerivat Bjarke Ingelsi kõnet jõudis siiski minu hääle paltesse. Nii et nüüd peab sellega hakkama saama. Mina olen Kadri linnalaborist ja mul on olnud juba mitmeid aastaid huvi jätkusuutliku või säästva või kestliku arengu teemade suhtes, et igaüks võib valida neist selle termini, mis paremini meeldib. Ja küllap on see ehk ka see põhjus, et miks mulle on antud see au siin paar avasõna öelda. Kui me täna elame selles maailmas, kus ka eurooplane tarbib 4 korda rohkem kui see üks ainus planeet, mis meil on, jaksab ära kanda ja kus ligipääsu tagamine taastumatutele ja kiirelt kahanevatele energiaressurssidele on saanud riikliku julgeoleku küsimuseks, siis jätkusuutlikule arengule suunatud lähenemine on kinnitanud ja aina esile kerkiv paradigma ka transpordis ja linnaruumi korralduses. Nagu öeldud, siis see arusaam või suund jätkusuutlikkusele on seotud paljuski väga praktiliste küsimustega, nagu needsamad mainitud fossiilsete kütuste piiratus või hind või majanduslik tasuvus, efektiivne ruumi või ajakasutus. Ent linna ehituslikul vormil, sealjuures siis nii transpordil kui selles, kuidas me liigume, kuidas meie tänavad on korraldatud, on väga suur seos inimese heaolu ja nii-öelda linna sotsiaalse tervisega. See, mis toimub täna meie tänavatel, ehk siis meie nii-öelda liiklus- või liikumiskultuur, see on peegeldus laiematest ühiskondlikust väärtustest. Näiteks sellistest nagu usaldus või austus meid ümbritsevate teiste inimeste vastu. Aga väärtused ja hoiakud on juba kord sellised asjad, mida pelgalt näiteks uue liikluseeskirjaga ei muuda ega suuna. Kui Regina vajutab korraks ühte nuppu, siis te näete, et selline tark mees, Taani arhitekt ja ruumiplaneerimise konsultant nimega Jan Keel on väga selgelt öelnud, et kõigepealt kujundame meie linnu ja seejärel kujundavad juba need linnad meid. Seda mõtet võib lahti harutada mitmet moodi. Üks, mida võib mõelda, on see, et kui meil on näiteks loodud linnatänavad, mis on väga selgelt autokasutaja sõbralikud, siis selles ruumis tunnebki autojuht ennast volitatud kasutajana. Ja kui suurem osa meie tänavatest on selliseks loodud, selliseks loodud, et nad peavad silmas eelkõige just autosõitja vajadusi, siis kujuneb selliseks ka meie ruumiline keskkond ja see omakorda mõjutab siis seda, millised on suurema hulga inimeste liikumise eelistused. Sest et on ju täiesti normaalne, et iga inimene tahab liigelda võimalikult mugavalt ja turvaliselt ja seal ei olegi nagu midagi pahaks panna. Ent see, kuidas linnaruum on erineval viisil liikuvate inimeste vahel jagatud, see tingib nii linnaruumi iseloomu kui selle linna sotsiaalse tervise. See sotsiaalne tervis. Selle all me võime rääkida nii sellest, kuidas väärtustatakse inimelu või kui tolerantsed me oleme. Ja need sellised väärtused omakorra jälle sõltuvad sotsiaalsest kapitalist ja selle olemasolust. Ometi selle sotsiaalse kapitali tekke ja kasvamise eelduseks on jällegi avalik ruum, mis peab olema kvaliteetne ja mitmekesine, et see võimaldaks kogunemist, suhtlemist ja erinevate inimeste kohtamist. Aga see avalik ruum, see kulgeb omakorda mööda neid samu tänavaid, millel nii inimesed, autod, kaubad, ühistransport liiguvad. Seega tänavaruum ja seal sees transpordikorraldus ning linna sotsiaalne pool on omavahel täiesti lahutamatult seotud. Ent uskudes seda, mida Jan Keel ütleb, siis seda, et ruumikorraldusel on otsene mõju inimeste käitumisele, on põhjust ka loota, et ruumi ümberkorraldamine, ka Tallinnas näiteks,
Näiteks nii, et tänavaruumi jaotatakse võrdsemalt erinevate liikumisviiside ja vajadusi silmas pidades. Ei tee tänavaid mitte ainult elavamaks, inimese kesksemaks, turvalisemaks, vaid loob pinnasega sidusama, tolerantsema ja avatuma ühiskonna tekkeks. Et see pilt siin taustal ei ole valitud juhuslikult, et tegemist on New Yorgi kesklinnaga, kus keelarhitektid paar aastat tagasi korralikku möllu tegid ja korraldasid seal ümber nii linnasiseseid jalgrattateid, kui sulgesid näiteks Broadway ja Times Square'i autoliiklusele täielikult. Et need ümberkorraldused on üks 2007. aastal välja kuulutatud strateegias Plan New York City, mille eesmärk oli parandada ja jätkuvalt on nii linna keskkonda, tugevdada kohalikku majandust kui saavutada oluline vähenemine linna ökoloogilise jalajälje osas ja energiatarbimise osas. Et Regina, et inspireerituna Frank Sinatrast on Jan Keel öelnud, et if you can make it there, you can do it anywhere, ehk siis kui seda on võimalik teha New Yorgis, on seda võimalik teha igal pool. Ja ma olen veendunud, et tal on täiesti õigus. Aitäh! Aitäh Kadrile!